Spordi juurde ma jõudsin läbi oma vanemate, kes on ise olnud ka tippsportlased. Sellest sai minu hobi alguses ja nüüd siis minu elu mõte põhimõtteliselt. Natuke sinna arhitektuuri või joonistamise poole tõmbab mind ka, ehk siis üritan enda õpingute jaoks kätt soojas hoida ja midagi vahepeal kritseldada või joonistada. Heaks ujujaks kindlasti teeb suur teotahe, töökus, rutiinitaluvus. Need on omadused, mis sul peavad olema, sellepärast et sa oled sportlane 24/7, mitte ainult 2 tundi, kui sa trennis oled. See, kuidas sa magad, kuidas sa sööd, mis sa muul ajal teed ja mis on su prioriteedid, see eristab lihtsalt harrastaja ja sportlase ja tippsportlase. Sa annad nii palju ja sa saad tegelikult nii vähe, aga see üks hetk, kui sa siis saad selle võidu või selle rekordi, siis sa saad aru, et selle tunde nimel sa teedki kõike seda igapäevaselt. See ongi see, mis muudab selle nii eriliseks. Ma arvan, et 98% on töö ja vaev ja valu ja siis see 2% on see, et kui sul õnnestub õigel ajal õiges kohas. Mis on olnud kõige raskem võib-olla, on endasse uskumine ja endale suurte eesmärkide seadmine. Tihtipeale spordis võiks unistada ja mõelda suuremalt. Kõige olulisemaks ma peaksin seda, et ma ujuksin isiklikud rekordid olümpial. See on number 1 ja sellest allapoole kindlasti minna ei saa, aga ma arvan, et see suur eesmärk võiks olla see, et ma võidaks olümpiakulla, aga seda mitte ühe korra, vaid mitu korda. Kas ühel võistlusel mitu erinevat ala või siis mitmel järjestikusel olümpial.